1. detsembrit teile. Oi kurat. Külm on juba. Mõtlesin, teen tünni ja natuke soojem. Ma olen see aasta siuke juba novembrist jõule oodanud ja nüüd on meil detsember ja ma mõtlesin, et teeks üks klassikalise jõulupakketlisti, vaata nagu mingid sellised kõige klassikalisemad jõuluasjad, noh mingid lumemime tegemine, mingid siuksed asjad nagu võiks ära teha. No nii, esimene asi minu listis on kergutamine ja vaata, kõige, noh, ma ei ole siuke vend, kes läheb lihtsalt kergutama. Mul on vaja mingit väikest twisti siia panna, sest siis oleks nagu minul ka. Nii et mul on päris hea idee, kuidas me selle twisti siia saame pandud. Me otsime siin kelku praegu. On abi vaja. Keegi peab kelgule istuma. So tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Pane see nina ette, see sall. Ole ette vaatlik nüüd kindad kätte tagasi, kuule. Teisele poole ja enne tule. Ain't got no woman just... No, said oma hüpeka. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. No, ütleme nii, et see kelk on nüüd läinud ka, aga see kõige õuem on Jan-Erik esimene, see. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. The party's on, the feeling's here, it only comes this time of year. We're simply having a wonderful Christmas time. Ära kiitsuma, just täpselt. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. See on nagu õudukas pigem, kuna see valgust läheb siit alt. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Niimoodi selle, kus ma naeratades panen kuuse külge ette, vaat tul see. Ta on järjest kõike päeva. Sa oled juba minut aega filminud, kuidas sa need kõik maha võtad. And exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. We'll kiss back. Kuule, mida sa? Ma panen tagasi. Everyone. Ooh, Merry Christmas, everyone. Kuhu sa niimoodi panen? Suure kastiga. Isegi siis ei ole temboksima. No ma mõtlesin, et on naljakam, noh. Nägin loll välja, ma tean. Kus need nüüd käivad? Mis asi? Perepakid. Ehk? Et üks pakk terve perele. Perepakk.
Mis me ikka ootame siin? No ma arvan, et nüüd sai aimduse, milline see perepakk see aasta on. Iga jõul, mis iga jõul, ma ei ole mingi, tegelikult ma ei ole suht ammu teinud piparkooke, ma mäletan, me väiksena ikkagi tegime ka neid ja ma ei ole üksi mitte kunagi teinud. Ma juba ootan, mis ma teha suudan. No, ma tunnen nagu Casey naisted praegu, mine. Miks see märg on? Ma olin siin nädal aega haige, tiksusin, või see õppisin kodus. Vaata, juba, Tainas ongi kõige parem osa. Mis asi, miks see siuke on? Mida ma, katse 2. Tead, see on täitsa okei. Kurat, need vormid veel või? Oi, väga eestimaine kamp tundub olevat. Põder, naine, mees, karu, rebane, siil, part, orav, tigu. Ja mis see on? Sorry. Väiksemad suurust on ka. Ma mõtlesin enne, et ma teen nagu mingit geniaalseid kujusi, aga ma lihtsalt tahan praegu näha, kus ma selle põdra siit välja saan. Mul ei ole nagu õrna aimugi, mis ma teen. Ma peaks üldse ahju tööle panema nagu. Neid peab kaunistama ka pärast. Ma tean, ma vist peaks praegu ahjuplaadile otsa panema. Elu sees ei viitsi. Ei ole. Ma saan essa korraga selle põdra kätte. Jube paks tundub see. Ma just kartsin, et ma tegin veits õhukese. Ma vaatasin, siit tuleb mingi fun nagu humoorikas asi, aga mul läheb jumala nagu ma oskaks isegi. Mul nagu enesekindlus tõuseb juba vaikselt. Ma ei tee nalja, kui ma just ütlesin seda, ma suutsin selle teo ära rikkuda. Piparkoogi teo suutsin ära rikkuda! Ma tahan juba lihtsalt kaunistada, ma ei jaksa. Ma teen hästi palju ma teen ülejäänud inimesed siis, sest et inimesed on nagu ka Eestis. Jah, me peame ikka ühest teeme karise ju. Mine. Tegelikult see oleks kõik nii depressiivne, kui ma paneks mingit jõululaulu siia. Aga siis ma oleks lihtsalt nagu väga kurb, kui ma üksi kell 12 öösel teen piparkooke ja kuulan jõululaulu, et see oleks nagu veel depressiivsem. Panen selle ahju ruttu tööle. Essa piparkoot, mis läks perse. Ma tahaksin, et piparkoogid tuleksid nagu siuksed pigem pehmed kui nagu kõvad. Ma teate, poe piparkoog kõik hästi kõvad. Siis pakendi peal oli kirjas, et 5–10 minutit. Siis ma siis hoian 5. Teeme siin ühe mehe veel. Talle siin kõrvale vaja raise ja Jan, mis sina reedeti tegid? Ma tegin piparkooke, nokunalju, 12 öösel, üksi ja ma filmisin seda kõike veel. Tore video, tore, ei, tore, ma panen jõululaulu. Kurat ei saa, copyright tuleb. Ei, tore, tore jõuluvideo on see. Näe, vaata kui vahva. Mutt, või see, naine, mitte mutt, vaid naine. Pea tuli väga kolle, või tähendab, iga pea on ilus. Issand, ma olen aru saanud. Esimene põder on siuke normaalne 0,5 sentimeetrit paks. No ikka hammas ei põru, ma ütlen. Nii, ma hakkasin mõtlema praegu, et kas nüüd ühe panni nagu selle peale mahuvad üldse. 2 tükki ma kindlasti ei viitsi teha. Fuck! Fuck, see tuli ahjust just. Miks ma selle ahju jätsin siis? Hakkame pihta. See on nagu pigem nagu, see ongi siuke väga huvitav. Kõik on välja venitatud piparkoogid nagu. Mis asi see on? Mõtlesingi, et nagu liiga hästi on läinud praegu, et no ma juba tean, et meil siin pooled ei mahu ära ka. Nüüd on lihtsalt see probleem, et kuna ühed on nagu 2 korda paksemad kui teised, siis nad küpsevad väga erineva kiirusega. Nii et minu lootus on see, et kui ühed need peenikesemad nagu kõrbevad, siis see põder on ikkagi see, mis saab söödud. Ja mine metsa. Ei ole lähedalgi mulle, et ma mahutan need kõik ära ju. No nii. Hey Siri, set the timer for 5 minutes. Ja nüüd me ootame 5 minutit. Meie esimene laar on valminud. Ei tahtnud, et oleks 2 laaru, aga noh. Ja meil on, ja ootame siis, kuni need kaunid piparkoogid meil siis ka ära jahtuvad. No nii, pärast väikest pausi oleme tagasi ja alustame kohe järsult. Meil on vaja meie värve. Vaat, kus nagu mul tuli kuidagi energia kohe sisse, ma ei tea, mis toimub. Nii, see on kõige kubedam osa alati. Ma ei tea, palju ma praegu võtsin, kas pidi rohkem võtma vähem.
alustame millegi lihtsama, meil on siin üks poiss läks või noh, ta läks nagu tuksi natuke. Näed, või see laenasin emalt ka selle aluse, kui me ilusti neid kõige kaunimaid piparkooke saame asetada. Miks see on niisugune nagu vedel? Palun ütle, et see naid algus. Miks see on nagu, ta ongi nii vedel või? Ma üritan mingit outline'i teha praegu. See tuleb 10 100-st. See on meie esimene kaunike. Siit juba silm sulab nagu alla, et tahaks öelda siis, et esimene läheb ikka aia taha ja lihtsalt teadmiseks, jah, ma olen peres vanim laps. Kuule, aga peale süükist imelist katset teeme ära ka. Ja ongi siis valmis suurem ja suurem. Oi, seenepoiss, et nagu näha, disaini otsus tuli väga lihtsalt. Ülemine osa väga kole. Selle paneme selle esimese poisi kõrvale. Ma kiskusin ühe jupi enne ära siit ja ma tõmbasin jänesel pea otsast ühesõnaga. No vähemalt nad tulid täpselt siuksed, kusjuures nagu ma tahtsin. Maitse on vähemalt hea. Välimus ei olegi oluline. See naine ei tule meil siit lahti. Kõik läks nii hästi. Ma kaunistasin ta ära. Aga ta ongi nagu õige Eesti naine, et pool seelikut tuleb ikkagi mingi hetk ära. Võtame siis siuksed tugeva ja korraliku Eesti mehe, kes ei murdu näed sekundiga. Et ta läheb natuke kauem. Aga teeme siis selle karise meile ära. Pilti vaatama näiteks. Nii, persse tal on prillid. Juba ei oska. Tea, kui baaseks mu ema saab, kui pool glasuuri on laua peal. Ja siin ta on. Kui ma nüüd... Okei. Igatahes, siin olid prillid, ma nüüd kallutasin. Siin oli habe, ma nüüd kallutasin. Ühesõnaga selleks ka ma vist nagu ei tohiks kallutada. Mitte ühtegi. Äkki ma peaks seda glasuuri lihtsalt sööma. See... kunstiteos valmis. Tutvustan teile kõiki meistriteoseid. Siin on meil seen, õiget pidi ka praegu. Seen tuli täitsa okei välja. Seen, mulle meeldib karis. Selles hullemaks. Nagu ta habe on sulanud kokku tema lipsuga. Ta prillid on ju üldse kuidagi... Siin on meil 2 hella naisterahvast. Üks on õrnem kui teine. Ja läheme edasi. Murtud süda on sellel naisterahval, sest et vaata Eesti mehi. No mis asi see on? Karu, sööb seeni. Siilipoiss ja siin on ta ja Siilipoiss mõtleb. Jah, ongi kõik. Siin on kuu ka. Ma ei tea. Ta mõtleb öösel. Aga need olid minu piparkoogid, nii et tee piparkook on nagu tehtud. Issand, sul on raske. Virvaitlos juoma. Vot, selle paneme kohe külma. Meil siin vaikselt hakkabki see detsember läbi saama, mis on veits problemaatiline selles suhtes, et mul ei ole kõik asjad siin listis tehtud. Näiteks meil ei ole lumi kordagi sulama hakanud, nii et lumememmi ma pole saanud teha ja või nagu seda teha ei saa, siis ma loen nagu selle challenge'i failiks, sest see on nagu esimene asi, mis sul tuleb pähe juurde. Täna on päris äge ilm. Süge hästi udune ka, süke äge. Võiks tagad matkama minna täna. Äkki lähme metsa täna matkama. See oleks päris vahva. See on seal listis ka ses suhtes. Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve äratas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles, naeratan, kuid tunnen veidi külma enda sees. Mul on müts peast. Mine lähemale. Mul on müts peast. Ma ei näe mitte midagi. Võta ülevalt kinni juba ja... Saad vä? Läheb. Ei, sa pead jala saama peale, oota. Pane see jalg peale. Ikka oli. No nii ole. See on nagu Nii saad vä? Saad vä? Aga sa... Noh, vaata vaabeasse. Nagu laiskloom. Me siin lähedal oleme varem käinud, see oli mingi eelmine aasta suvi, kui me siin ühes tornis käisime, mis siin samas on. Ja siis nägime seda rada siin, aga me ei ole siin rajal kunagi varem käinud. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seestist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii on
Lähme käime tornis ka või? Ikka. Ülevalt sa said kaadreid, jah? no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuu. See on Jan-Erik, nüüd ta näitleb, et ta naudib vaadet, aga tegelikult ta tahab lihtsalt, et teda filmitaks. Meil sajaski lund ja nüüd see sulab ära. Nii et lähme teeme ruttu selle lumevemme ära, muidu see sulabki siin veel ülenisti ära. Näed, seal juba vaikselt nagu sulabki. Ütleme nii, et see sula on natuke nüüd liiga sula. Aga noh, sest teeme selle lumevemme ära. Miks lumevemmed piltidel igal pool ümmargused on, elu sees ei tule päris elus ümmargust lumevemme? Kas see ongi kõik, mis ma jaksan? Ma toon kaamera lähemale siis. Ma sain nüüd aru, kui kole mul see lumevemm tuleb. See ei näe lähedalegi pallile välja ju. Ma ei ole üldse ammu lumevemme tein, ma ikka üldse ei mäleta, kuidas oli. Kuidas filmides nii vahva on? Ma isegi tahaks tõsta seda. See läheb katki lihtsalt. Näe, ma ei saa tõsta seda. Noh, saite oma. Kurat, lumevemme. On tore, jah? Nagu ei tee nalja ka, ma päriselt ei saa hakkama. No ühesõnaga, lumememm nagu oli paariks sekundiks, aga nüüd on nagu lihtsalt kaks palli. Nüüd on lihtsalt nagu üks pall. Persse sellega. Igastahes. Viimane. Oot, siin on mingi kiri ka vist. Siin ei ole mitte midagi. Meil oli see aasta selline plaan, et me peame jõulud õues. Nii et lähme vaatame, kas on väga külm või siis ei ole halba ilma, vaid on halb riietus. Ilma vaadata, siis tegelikult ei tohiks eriti külm olla, siin -2 terve päev. Aga feels like -7. Mul siin listis tegelikult oli veel, et ma tutvuksin mingite vana Eesti traditsioonidega, sest jõulud on siuke hästi traditsiooniline püha vaata. Ja ma leidsin, et jõulumängud. Kõige populaarsemate vanemate mängude hulka kuulusid passi löömine ja kingsepa silma pistmine. Passimäng kuulub vanemate dialoogiga mängude hulka, kus üks küsib ja teine vastab. Tervitamise järel küsitakse reisisihi, veetava kauba, reisimoona ja muu kohta. Viimasele küsimusele, kus pass, vastati pass perses, mille järel löödi üksteist passiks nimetatud õletustiga. Nagu vanad eestlased olidki nagu, noh, et kuhu lähed? Mis kaasa võtad, on ju? Kus pass on perses? Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. See on ikka hoopis teistmoodi, kui tulla nagu talvel vaata, siis kui väljas on külm, siin on palav, see on ikka siuke palju mõnusam. Aga võt selline see jõuluaeg meil siis tuli. Meil siin vahepeal oli juba väike mure, et meil külalised jäid haigeks ja värki, aga tegelikult oli täitsa vahva isegi. Ja noh, praegu on ka päris mõnus. Aga mis ma siia lõppu ikka ütleb, et head uut aastat on ju, häid jõule kõik värvid, särgid.
ma siin sulistan edasi. Naudin. Ja mullitan. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone